miks sa tulid siia? Mida sa tõid mulle laua peale? Nende sõnadega ma alustan iga meie seanssi, iga meie massaaži. Minu kliendid, kes käivad minu juurde tihti, nad teavad, et see on see, millega me alustame, see on see, mida nad tahavad või ei taha, aga peavad sellele küsimusele vastata, mida nad on täna mulle toonud. Ehk mis on meie kohtumise eesmärk. Ja see on see teema, millest me alustame uue projekti NLP, neurolingvistiline programmeerimine. Ja see on see, mis ma kasutan meie iga seansil. See on see, millega me töötame ja kliendid on juba harjunud, et kui nad tulevad seansile, nad juba valmistuvad paar päeva ennem seda, mida nad toovad meie kohtumisele, sest sõltuvalt sellest, kui hästi sa enda jaoks ütled välja, mida sa tahad, milline tulemus, mida parem sa endale seda ütled, seda paremini sa saad mulle seda välja ütlema ja sellest sa saad palju rohkem kasu. Ehk mida konkreetsemaks sa teed oma päringu, seda rohkem efekti, seda rohkem kasu sina saad meie kohtumisest. Ja selle projekti nimi on NLP ja kuidas NLP saab kasutada massaažis. Ja kõige esimene ja ma arvan, et kõige oluline printsiip, neid on mitu ja meie kõik need vaatame igal kohtumisel. Iga printsiip on see, et milline reaktsioon meie ootame siis, kui me ütleme midagi välja. Ehk see on see psühholoogia, mida... See on see psühholoogia, mida me kasutame igapäevases elus ja kui rääkida psühholoogiast ja massaažist, et kuidas need omavahel saab kokku viia ja kuidas neid omavahel saab ühendada. See on väga lihtne viis, et kõik see, mis ma kasutan massaaži ajal, kõik see ma kasutan oma igapäevases elus, täpselt sama sina ka. Ja osa nendest reeglitest, NLP reeglitest sa teadlikult või mitte teadlikult, aga sa kasutad neid iga päev. Ja täna me vaatame neid selleks, et me saaksime rohkem üksteist tundma, et me saaksime paremini ennast väljendada selleks, et saada täpselt seda tulemus, mida me tahame. Ja kui rääkida, mis on NLP, on väga palju igasuguseid selgitused ja tõlgendused, mis see tähendab ja on palju selliseid nagu lugusid, et see nagu mingisugune manipulatsioon. Kuid tegelikult see nagu mäng oma teadvusega või alateadvusega, kui me teame, et me saame korraldada enda ümber elu nii, nagu meil on vaja seda, aga seda me võime teha siis, kui me ise teame, mida me tahame, kuidas me tahame ja mida teised inimesed peaksid tegema või teadma, juhul kui ma ütlen midagi välja. Ja kaks kõige tähtsamad küsimused on see, et mis on minu eesmärk, mida ma tahan. Ja teine küsimus on, milline tulemus peaks olema siis, kui ma ütlen seda välja. Ja need kaks küsimused on väga tähtsad selles esimeses reeglis. Ma arvan, et kõige oluline see reegel, et kommunikatsiooni eesmärk on see, milline reaktsioon ma tahan saada või milline reaktsioon ma saadan. Ehk sõltuvalt sellest, mida ma tahan et oleks reaktsioon, sõltuvalt sellest ma ehitan oma lause, ma ehitan oma palve või küsimus või päring, mida ma tahan saada vastuseks ja niimoodi ma ehitan oma küsimus. Ma võtsin nagu tavaliselt oma märkmed, et kõige tähtsamad
sõnumit jagada sinuga. Ja kui me vaatame ja ühendame NLP ja massaaž, siis ma kasutan seda iga seansil. Ja sina saad ka oma elus neid endale võtta, kui teadlikult sina kasutad neid. Ja ma arvan, et kõige kvaliteetsem tulemus või kõige parem spetsialist on see, kes kõige parem spetsialist on see, kes meister, kelle juurde sa tuled massaažile, on see, kes oskab kuulata sinu keha, sinu päringut, miks sa tulid, mida sa tõid, mis sul on mureks või rõõmuks, millega on vaja seansil töötada. Ja nagu sa tead, et näiteks kui psühholoogi juurde sa lähed ja on erinevad tulemused ja kõige parem tulemus, mis näitab, et see koostöö oli hea, see on see, kui sa tuled koju ja sa tahad lennata, sul on kõik hästi ja elu õitseb. Või vastupidi, sa lähed uksest välja, psühholoogi uksest välja ja kas või, ma ei tea, eluga lõpetada või midagi halba endale teha, et ei taha üldse elada või midagi teha. Sellest sõltub, kuidas oli ehitatud teie kommunikatsioon, teie suhtlemine ja täpselt sama sõpradega, kolleegidega, partneritega, et sõltuvalt sellest, kuidas me ehitame oma laused, oma soovid, päringud, sõnumid, sõltuvalt sellest tuleb ka vastuseks reaktsioon, vastuseks see, mida me tahame saada. Ja jälle, kui me ise oskame seda teadlikult ehitada, siis sellest tulebki see tulemus, mis meil on vaja ja see kvaliteet, mida me vajame. Ja kuidas ma kasutan psühholoogia seansidel? Kasutan selleks, et võimalikult kiiremini aru saada, miks inimene tuli, mida ta tõi laua peale, millega me teeme tööd ja meie kommunikatsioon ta on ehitatud keha tasemel, keha keele tasemel, kus ma näen, kuidas inimene reageerib, kuidas inimene võtab vastu või ei võta vastu, kus on mingid pinged või valusad kohad, et kõik see räägib keha minuga, aga oluline ka see, mis inimene ütleb. Et vahest mul oli üks kord selline, mitte üks kord, aga olid sellised juhtumid, kui inimene tuleb massaažile ja nagu alati ma küsin, miks sa tulid ja siis ta ütles, et lihtsalt tahan puhata ja lõdvestada ja siis ma nägin, et kehas on, seal on pinge, seal on valus, seal on see, et mina näen, et tuleb kehaga tegeleda. Aga klient alguses ütles, et ta tuli ja ta tahab lõdvestada. Ja siis kui ma leidsin need kohad, ma küsisin uuesti, et kas sa tahad, et me töötame kehaga või sa tahad lõdvestada. Sest mina näen, et siin on mõned kohad ja ta ütles, et ma tahan lõdvestada. Ja tead, ma mõtlesin selle peale, et see on see koht, kus oma ego ja oma tarkused ma pean natukene kõrvale panna, jälgida protsessi, sest see, mida tunneb inimene, see on palju õigem kui minu arvamus. Ehk jah, mul on teadmised, mul on oskused, aga kõige oluline, miks inimene tuli. Sest kui ta sai lõdvestada, peale seda mõned kinnitused või mõned kohad läksid lahti. Ja see ongi see, et osata kuulata, mis inimene teine ütleb sulle ja mis sa ise tunneb. Et kui see naine ei öelnud mulle, et ei, ma tahan ikkagi puhata ja teda jääks vaid, siis see oleks nagu vägistamine, kui ma teen seda, mida ta ei tahtnud. Ja
meile elus vahest juhtub, et palju igasuguseid olukorrad tulevad ja miks on veel teha selliseid juhtumid, kui on vaja midagi kannatada ja läbi elada, kui saab lihtsalt välja öelda, mida sa tahad ja saada seda. Nii, esimene kõige tähtsam minu arvamusel NLP reegel on see, et kommunikatsiooni eesmärk on see, et saada vastav reaktsioon. Me võime oodata, millised reaktsioonid tulevad, aga see ei tähenda, et need reaktsioonid tulevad täpselt samad, nagu meie ootame. Ja selleks, et juhtida ja korraldada oma elu, vaatame kõik need sõnad sellest lausest, sest iga sõna on tähendustega täis. Kommunikatsiooni eesmärk on saada reaktsiooni. Kui me vaatame, kohe piilun, et ma ei unustaks midagi tähtsamat. Kui me vaatame, et need sensorne süsteem, silmad, nägemine, nina, maitsetunned, kuulamine, kõik need tunned, sensortunned, sensorne süsteem, kõik see on need viisid läbi neid me suhtleme üksteistega. Kui võtta massaaži, siis läbi puudutustega ma tegelen, ma suhtlen sinu kehaga või ma võtan vastu massaaži, et kui spetsialist tegeleb minu kehaga. Kõik need viisid me kasutame igapäevaelus ja selleks, et meie kommunikatsioon oleks tugevam, parem, efektiivsem, et jõuaksime tulemusteni, seda tuleb õieti iseendale esitada küsimused, et seda sama küsida spetsialisti käest. Ja kui me vaatame, millised on kommunikatsioonitüübid on olemas. On palju erinevaid süsteemid, kes ütleb 4, kes ütleb 6, kes ütleb 5, et on olemas ja täiesti erinevaid süsteemid on olemas, aga kuna me siin ühendame tarkused psühholoogia kohta ja tarkused kehapraktika kohta, mina endale panin kirja 8 tükki. Vaatame kõik neid läbi koos sinuga, et ja pärast sul tuleb see pilt kokku, et millised on kommunikatsioonitüübid, millised eesmärgid meie kommunikatsioonil on, millised tulemused me võime oodata, nõuda või unistada või mitte saada. Ja kõik see tuleb selline pilt, et oleks lihtsam aru saada iseennast ja teised ka ja selle kaudu saada neid tulemused, mis sul on vaja. Nii, lendame. Kommunikatsioonitüübid on esimene verbaalne, et see on see, kuidas ma suhtlen kliendiga, kuidas ma esitan küsimused või klient küsib minu käest või kui me ei võta massaaži, siis see on tekst, see on kõnekeel, see on sõnad, mida me kasutame suheldes. Ja kui võtta selline see esimene tüüp, et millest me räägime, kuidas me räägime, millised sõnad me kasutame, et sellest palju sõltub, milline tuleb reaktsioon. Näiteks ma ütlen lapsele, et kolikene, sa oled kõige tähtsam minu elus ja pika seda juttu ja lõpuks ütlen, et palun korista oma mänguasjad. Et selle pika jutu peale laps ei jõua meie eesmärgini, mida me tahame, et kas või ma armastan või ma pean mänguasjad koristada. Et
kui ma kasutan seda nagu kõnekeeles või verbaalsel tasemel, et ma ei pea midagi, aga mida paremini ma ütlen välja, mida selgem, seda on lihtsam teistele meist aru saada. Teine mul on mitteverbaalne tüüp, kommunikatsioonitüüp, see on meie toon, meie toon ja suhtlemise toon, intonatsia, see on see, kuidas ma räägin, millised pausid ma teen, kui kiiresti või aeglaselt, kas kõvasti või sosistan, et kõik sellest sõltub, kuidas ma mõjutan sinu peale või kellegi teise peale. Et kõik need nagu kehakeel, meie näo žestid ja kõik see tuleb nagu sõnum sinu partnerile või kellega sa suhtled. Et selle läbi sa saad lugeda, mida inimene tahab või mida sina tahad teiselt. Kui massaažist räägime, mitteverbaalne suhtlemine, näiteks kuidas see näeb välja, näiteks hingamine, et läbi hingamise ma näen, kuidas klient ennast tunneb, ma võin küsida või täpsustavad küsimused esitada, aga põhimõtteliselt see on kõik, kuidas inimene liigub, kas ta lõdvestub või ta kogu aeg sätib ennast mugavamaks või kõik see nagu kehakeel, mis inimene näitab, see kõik tuleb lugeda, et teha meie kommunikatsioonist parem tulemus ja näiteks massaaži ajal, kui inimene on täiesti tundub nagu lõdvestatud ja aeg-ajalt tuleb selline hingamine nagu hingab kogu oma mured, kogu oma pinged hingab välja. Ja selline hingamine ei saa kuidagi nagu ette planeerida või kuidagi teha spetsiaalselt, et see tuleb nagu ise loomulikult ja kui inimene niimoodi teeb, siis see räägib mulle sellest, et ta nagu veel sügavalt lõdvestub, et tal on praegu väga hea ja ta hingab oma mured välja, ta hingab oma pinged välja, et see näitab seda, et on hea protsess meil käimas. Kolmas punkt, esimene oli verbaalne, teine mitteverbaalne, kolmas on taktiilne, et need puudutused, siin ei saa midagi rääkida, kui on massaaž, siis kõik puudutused, aga jälle, et kui sügavad, kui rasked, kui tugevad, kui õrnad puudutused, kõigest sellest sõltub ka meie suhtlemine teise kehaga, teise inimesega, sest kui ma näen, kuidas inimene reageerib, vastavalt sellele ma töötan inimesega. Aga kui me võtame meie elu, siis kuidas puudutused annavad meile signaalid, mis selle taga on. Näiteks kui suruvad käed, tere. Et selle järgi kõik psühholoogid räägivad, et sõltub, kuidas inimene hoiab sinu käsi või surub käed. Et jah, see palju räägib inimesest ja sõltuvalt sellest, mismoodi see toimib, selle sa saad palju lugeda. Ja kui sa oskad seda lugeda, siis sa saad seda juhtida ja sa saad seda pöörata või suunata sinna, kus sul on vaja. Nii, järgmine on 4. energeetiline, et see on meie sisemine tunne ja sisemine nagu sättime üksteisega, et kui hästi me tunneme üksteist, kui mugav, kui ubane meil olla samas ruumis, samal territooriumil, kui oleme koos. Et see on see, millega ma tulen su juurde. Minu juurde käib üks naisterahvas massaažile ja ta tuleb kord kuus ja ta teeb endale selline armastuse päev, kus ta planeerib endale erinevaid meeldivad oma kehale, oma näole, justele mingid protseduurid ja ta tuleb minu juurde nagu peale, et mina olen tema pidu ja sellise
tunnedega, kui ta tuleb, isegi kui mul oleks kõige halvem enesetunne või selline sisemine tunne, ei ole vahet. Ta kohe tuleb sellise piduliku tunnedega, et mul ei ole teist võimalust kuidagi teistmoodi reageerida või käituda. Et kohe ma nagu ennast lülitan sisse, ohoo, meil on täna pidu, me kohtusime lõpuks, meil on täna hea päev. Ja kui tal on sees selline tunne, et ta hakkab nagu enda ümber ehitada selline atmosfäär vastavalt selle, mis tema sees on. Ja täpselt sama mina saan käituda, et kui inimene tuleb ja ma näen, et ta on kuidagi pinges või närvis, et mina oma sisemise tunnetega saan muutuda seda atmosfääri, seda olukorda, mis meil on seansi ajal. Ja see töötab, see mõjub. Nii, see oli 4. Verbaalne, mitteverbaalne, taktiilne energia. Ja siis on kirjalik kommunikatsioonitüüp. Mis see tähendab? Et kuidas me suhtleme omavahel? Meilid, sõnumid, helisõnumid, igasuguseid võimalused, kuidas omavahel sotsmeedia kaudu suhelda. Kõik see ehitatakse oma sisemise maailma alusel. Ja millest see räägib? Et näiteks oma klientidele ennem massaaži, ennem seansi, üks päev ennem, ma saadan kas või helisõnum või tekstisõnum või mingi pilt, aga ma alati saadan sellise tunnedega, mida ma tahan jagada, et inimene tuleks minu juurde hea meelega, tuleb minu juurde rõõmuga, tuleb, et tal on pidu, tal on enda jaoks võetud aeg ja võetud päev. Ja sellest väga palju sõltub, mis toonis ma kirjutan või ma ütlen. Täpselt sama, kui tuleb meile vastu midagi, et sa tunned kindlasti näiteks, kui mingid robot loeb mingid sõnumid, et praegu Reelsid on väga palju, kui on see AI loeb sõnumid. Või kui on tekst, seda kohe tunda, kas see tekst oli kirjutatud inimene kirjutas või see aitas kunstintellekt. Et sellest väga kuidagi inimesed oskavad seda tunda ja ei saa kokku leppida, et okei, see on nii meeldiv. Okei, võib-olla meeldiv, aga ta on kunst. Ja seda on tunda. Ehk selline nagu kirjakeel suhtlemine me võime läbi sõnade läbi või sõnade kaudu edastada meie sisemine tunne. Ja selle kaudu, kui sa tead, et see töötab, siis selle kaudu sa saad mõjutada või muutuda või suunata sinna, kus sul on vaja. Järgmine on visuaal ja kommunikatsioonitüüp visuaalne. Mida ma mõtlesin selle peale, et see on see, milline sõnum ma annan välja siis, kui ma teen selline soengu, panen sellised ehted, panen selliseid riided, et see on see, mida inimene loeb, kui ta puudutab mind oma silmadega, oma pilguga. Et see on see, mis me oskame lugeda üksteist, aga ei tea, millegi pärast see inimene mulle ei meeldi, aga sellega mul on nagu 100 aastat oleme tuttavad või sõbrad. Et selline tunne tuleb meil seest poolt ja ta tuleb siis, kui me teame, kui meie silmad on midagi lugenud ja sellest ehitatakse selline esimene mulje või üldse annab selline meie kommunikatsiooni emotsionaalne sisu, et kas on meeldiv või mitte meeldiv. Järgmine on audio, et see on see, kuidas või mida me kuulame ja mismoodi me räägime. Et see on hääl, see on kui kõvasti või väga sosistades ma räägin. Millised pausid ma panen? Et võib-olla ma saan rääkida väga vaikselt.
vaikselt, et sa hakkad kuulata, mis ma räägin. Või vastupidi, me võime rääkida nii, et oma intonatsiooniga või oma tooniga, oma häälega ma saan mõjutada sinu peale nii, et kas või sa lõdvestad või sa lähed massaažist täiesti nagu power'i täis ja lähed veel peale massaažitreeni. Et ma alati ennem massaaži küsin, et mis sul plaanid on õhtuks või peale seda, sest massaaži ajal inimene saab lõdvestada, aga peale massaaži, sest peale massaaži või massaaži saab lõpetada nii, et inimene kas läheb nagu täiesti sulav jäätis läheb massaažilt või vastupidi nagu energia ja power'i täis ja ta läheb ja sellise hea tujuga. Et ma alati küsin, et kuidas me lõpetame meie kohtumise, et mis sul plaanid on. Ja jälle see sõltub ka kommunikatsioonist, et teha suu lahti ja öelda, mida ma tahan või ei taha. Nii, ja viimane punkt. Meil on neid 6 kommunikatsioonitüüpi. Nagu ma ütlesin, see on verbaalne, mitteverbaalne, taktiline, kuidas puudutused, taktiline, jah. Energia, meie energia, mis me jagame üksteisega. See on kirjakeel, et sõnumid ja mailid ja helisõnumid. See on visuaal, et kuidas ma ennast positsioneerin või kuidas ma ennast näitan sulle. 7. see on audio ehk kuidas ma räägin, millised pausid, kas räägin kõva häälega või sellise piduliku häälega või vastupidi väga rahuliku ja nii, et sa peaaegu jääd magama kohe. Ja viimane on kõige tähtsam minu jaoks on see, et meie sisemine dialoog ehk see on see, kuidas ma räägin iseendaga. Ehk see on see, kuidas mina näen maailma, kuidas ma võtan seda kõike vastu ja sellega on, kui ma oskan iseendale esitada küsimused, siis ma saan ennast paremini aru saada ja ma saan ka teistele inimestele edastada oma soovid. Et jah, ma võin paluda oma kallima, et too mulle palun maitsva mahla. Kui kiiresti, millal tuua, külm või soe, missugune mahl. Siin saab nii palju erinevaid küsimused esitada ja kui ma ütlen, et too mulle maitsva mahla, kes teab, et täna maitseb üks, homme teine. Ja ei ole vahet, mis ta toob, ma ikkagi olen innetu ja õnnetu, sest see ei ole see, mis ma tahtsin. Ja kui ma tean, mida ma tahan, siis ma saan öelda, et palun seda mahla kohe ruttu või homme too võtta poest. Siis mida selgemalt ma ennast väljendan, seda lihtsam inimene saab aru saada ja teha või mitte teha. See on juba tema otsus ja ma saan seda lihtsalt aktsepteerida. Aga mida paremini ma ütlen veel, mis ma soovin, seda paremini või täpsem reaktsioon ma saan vastu võtta. Ja üks asi veel, et kui me räägime psühholoogiast ja massaažist ja kuidas see omavahel kõik saab ühendada, siis need 2 lihtsad küsimused, kogu selle teema, kui lihtsalt jätta meelde need küsimused, et mis on minu eesmärk, et mis ma tahan, et milline on minu eesmärk. Ja teine küsimus, milline reaktsioon ma ootan. Kui ma oskan need sõnad kogu aeg fookuses hoida enda jaoks, siis minu sõnumid, mis tulevad välja, nad on veelgi selgemad inimestele, kes suhtleb minuga ja tänu sellele ma saan saada või mitte saada seda, mida ma soovin või teha parandused oma väljaütlemisega selleks, et inimene saab mind paremini aru saada. Nii, tänane teema on NLP, neurolingvistiline programmeerimine ehk see psühholoogia ja kuidas ma saan
või kuidas ma kasutan seda massaažis nii, et tulemus oleks parem mõlemale, et mina saan aru saada, mis sina tahad ja sina saad saada selline tulemus, mille pärast sa tulid mu juurde. Ja esimene NLP reegel on see, et ta kõlab nii, et kommunikatsiooni eesmärk on saada reaktsioon. Ja kui sa tead, mida sa tahad, siis sa saad seda reaktsiooni prognoseerida. Ja me praegu vaatame iga sõna sellest lausest, iga sõna tähendus, et oleks see pilt selgem. Praegu me vaatasime, millised kommunikatsioonitüübid on. Et meie kommunikatsiooni eesmärk on saada reaktsioon. Millised kommunikatsioonid me vaatasime? Siis on eesmärgid. See on kõige magusam koht. Eesmärgid on neil 6. Niimoodi. See on täpsustamine. See on informeerimine. See on mängulisus, lõbutsus, развлечение, oskad tõlkida. See on palve. See on konflikt ja убеждение, veendumine. Aga veendumine on hea asi, et kogu müügiprotsess baseerub sellele printsiipile, sest kui ma oskan sind veenduda selles, et sa tahad osta seda, mis ma müün, siis mul õnnestus see eesmärk, et ma sain sind veenduda, et sinu raha liigub sinu rahakotist minu rahakotti. Ehk see on, mida parem sul selline veendumise oskus, seda paremini sa saad müüa. Ja ei ole vahet mida. Ennast, et sa oled hea mees, sa oled hea naine, sa oled hea partner või sa oled hea müügimees või sa oled hea sõber. See kõik on ka müük. No nii, vaatame, neid on 6 eesmärgid, et me rääkisime, et iga kommunikatsiooni eesmärk on saada reaktsioon. Kommunikatsioonitüübid me vaatasime, praegu vaatame eesmärgid. Kui sina saad jälgida enda ümber, millised tulevad inimestele eesmärgid, siis sa saad kõik inimesed lugeda läbi. Ja sa säästad nii palju aega selle peale, et sa ei pea raisata nii palju aega suhtlemise peale, mis ei vii mitte kuhugile. Mida rohkem sa saad ennast aru saada, siis sa saad aidata teistele ennast väljendada nii, et mõlemad võidavad sellest kommunikatsioonist. Nii, vaatame kommunikatsiooni eesmärgid, neid on 6 ja esimene see on täpsustamine. Ehk kui me räägime massaažist, siis ma alati küsin, miks sa tulid, mida sa tõid mulle laua peale. Ehk ma tahan uurida, mis eesmärgiga sa tulid, et millised tulemused sa ootad meie seansist. Kui võtame meie igapäevane elu, siis sa näed ka seda, et kuidas sul läheb? Väga lihtne küsimus, aga selle küsimusega sa näed, mis tegelikult eesmärk sellele inimesel, sest sa loed tema toonist, tema suhtumisest, tema kehakeelest, et kas tõesti ta on huvitatud, kuidas sul läheb. Või ta lihtsalt, kuidas sul läheb ja läks edasi. Et see kõik, mida me loeme nagu kehakeelest, toonist, häälest, kuidas sa vaatad silma otsa. Ja see täpsustamine või uurimine, ta annab teada, miks inimene tuli ja sa saad teada, või mina saan teada, miks inimene tuli ja sellest me hakkame juba ehitada meie kohtumise plaani. Ja kui päris elus kasutada, jah, et
kui inimene sinuga suhtleb, mis tema sõnumi eesmärk ja sellega sa saad edasi vaadata, kuidas arendada seda dialoogi. Teine on informeerimine, et näiteks kui massaaži ajal minu informeerimise eesmärk on see, et näiteks ma räägin, et massaaž meil toimub nii kaua kestab, seda ma teen massaaži ajal, et sina saad lõdvestuda ja mitte kontrollida, mis see tuli, et ma ütlen ette, et sina oled juba kursis, mis toimub ja sina oled juba lõdvestatud, sest minu eesmärk, et sa saad lõdvestada ja nautida protsessi. Veendumine, убеждение. Ma arvan, et see on veendumine, убеждение. Minu eesmärk massaaži ajal on see, et anda inimestele põhjus usaldada ja lõdvestuda. Ja siis, kui inimene on lõdvestatud ja täiesti nagu sulav jäätis laua peal, siis ta saab võimalikult rohkem kasu meie kohtumisest. Ehk selline veendumuse oskus on väga vajalik ja näiteks kui müük toimub, et mis kõik reklaamid teevad, nad räägivad meile, kuidas tuleb olla ilus, kui ei osta kreemi, siis ei ole ilus, kui tihti tuleb trennis käia, kui ei käi, siis sa oled, midagi on halb sinuga, et kõik reklaamid, nad ehitatud selle peale, et veenduda, anda oma raha oma taskust, nende tasku, et mida paremini sa oskad ära tunda, mis inimesed, kellega sa suhtled, mis nad tahavad, mis on nende eesmärk, kas informeerida, kas uurida, kas veenduda sind, siis sa tead, et mis on nende eesmärgid. Poliitikast me ei räägi praegu. Siis on lõbutsemine, ma ei tea, развлечение. Развлечение, ma arvan, et kui oskad mind parandada, siis palun kirjuta mulle. Развлечение, et lõbutsus, et ehitada seda nagu kerge atmosfääri, et isegi kui on rasked ajad või rasked teemad, isegi nendest saab teha natukene kergema atmosfääri ja natukene lõdvestada. Et kui need piirid, kaitsepiirid on läbitud, siis on kergem tuleb suhtlemine ja tulemused. Nii, millised on kommunikatsiooni eesmärgid? See uurimine, informeerimine, veendumine, lõbutsemine. Järgmine on palve. Et näiteks minu juurde tulevad väga palju erinevaid spämi, et mis nad tahavad või mis nad pakuvad. Aga näiteks kui mõni inimene kirjutab mulle direkti, et mul on siin ja siin valutab, et mis massaaži te teete ja kõik. Ja selles küsimuses on informeerimine, et tal on valus. Selles sõnumis on, mis massaažid ma teen, okei. Ta esitas nagu targad küsimused, et mis massaažid ma teen ja mis tal valutab. Aga ei ole vahet, mida ma vastan talle, see ei aita teda. Sest selleks, et saada tulemus, tuleb tulla massaažile ja küsimus esitada võib nii, et saada selline tulemus, mis inimene tahab. Kui inimene tuleb massaažile, ta tuleb mitte sellepärast, ma oskan 1 või 11 erinevat massaažiliiki. Ta tuleb selleks, et saada tulemus, mitte teadmine, et ma oskan midagi. Ja kui klient küsib, et mis massaažid sa teed, okei, ma ütlen, aga mis edasi? Et mis sinu küsimuse eesmärk? Sa küsid miks, et okei, ma oskan neid ja nüüd sa tunned ennast kergemini. Sa küsisid, mis massaažid ma oskan. Ma vastan sulle. Aga kas see ravis sind välja? Minu vastus.
et selleks, et saada vastus, kas sobime üksteistele või ei sobi, tuleb lihtsalt tulla massaažile ja oma kogemusega seda proovida ja aru saada. Ja palve, et kui inimene tuleb, ei ole vahet, see ei tähenda, et ainult massaaž meie igapäevane elu. Et kui on palve, siis mida konkreetsem ma ütlen välja, seda rohkem võimalused saada see vastus, mis mul on vaja. Näiteks ma võin paluda, et laps koristab oma mänguasja. Palun korista. Ma võin kallutseneerida, et ta ütleb, ja, seda küsimuse ma ootasin ja nüüd ma hakkan koristada. Või laps ütleb, et ei taha, ei viitsi või mis iganes ta võib vastata. Aga mida konkreetsem ma formuleerin oma küsimuse, oma palve, seda rohkem võimalust seda saada. Ehk see viies eesmärgi tüüp on palve. Ja 6. viimane on konflikt või konflikt, et kuidas see näeb välja massaažis. Konflikt näeb välja, et on kuskil pinge või kuskil on valus või kuskil on kõdi. Ehk selline nagu kehakeeles need tunned, need on meie kehas signaalid, et kui mul on valus või mul on kõdi, see räägib sellest, et selles kohas, kus on kõdi või valus, selles kohas on pinge, millega tuleb tööd teha. Ja see räägib, et kuskil kehas on mingi konflikt, mis jäi kinni, sellega tuleb tegeleda. Kuidas päris elus see toimib, et kui on kuskil pinge, siis ma sülitan välja kõik oma emotsioonid, et mul on halb olla ja kõiki peavad sellest teada. Ja mis on selle emotsiooni eesmärk? Ei ole midagi. Lihtsalt sülitan välja, et mul on halb olla. Aga mina ei saa sellega mingid tulemused saada. Tulemus on see, et keegi sama haige nagu mina tuleb vastu ja karjume üksteise peale, aga see ei too mitte mulle, mitte teisele midagi head. Karjusime ennast puhtaks, aga see ei too mingi kasu ja selleks, et saavutada tulemused, on hea aru saada iseennast ja aru saada, mis on selle suhtlemise, sellise kommunikatsiooni on eesmärk. Et kui konflikt, siis miks ma ootan, et ma ei tea, laps koristab mänguasjad. Ta ei korista, sest minu eesmärk oli konflikt, et karjuda lapse peale, et sa ei koristanud eile, homme ja täna. Mis siis tuleb, kui ma karjun? See on pretensioon, aga see ei too mulle tagasi vastu mitte midagi. Aga kui ma ise enda jaoks vastan selle küsimusele, mis ma tahan sellega saavutada, siis ma ehitan oma küsimused teistmoodi, et saavutada seda eesmärki. Ehk need 2 küsimused, millest ma alustasin tänane kohtumine sinuga, oli esimene küsimus, et milline on minu eesmärk? Ja teine küsimus, milline reaktsioon ma ootan, et tuleb vastu? Ja me peame või ma pean alati mäletada seda, et minu ootused ei tähenda, et tuleb sama reaktsioon, mida ma ootan. Sest reaktsioon hoopis teine võib juhtuda. Aga mida selgemalt ja konkreetsemalt ma ütlen välja, mida ma soovin, siis sellest tuleb rohkem tulemus. See, mis mul on vaja. Ja sa võid seda kontrollida. Tulla minu massaažile. Sa näed, bios on olemas link broneeringusüsteemile, saad tulla ja siis vaatame, kas sinu sees on konfliktid kuskil seisavad või sul on selline lõbutsemine, razvlečение tunne või sul on hea tuju ja lihtsalt sa tahad seda tugevdada ja kinnitada, et sul on hea täna ja homme ja ülehomme.
nii, millised kommunikatsioonis, kui me räägime massaažist, millised kommunikatsioonis võivad olla vead. Näiteks kui inimene ei ütle välja, klient ei ütle välja, mul on halb, mul on ebamugav, valus, hea, et kõik see kui inimene tuleb massaažile ja ei jaga oma tunnet ja nagu usaldada, mul on spetsialist, ta teab, mida teha ja ta oskab kõike teha. Jah, saab usaldada, aga tuleb ka aga tuleb ka välja ütlema, mida sa tahad või ei taha, sest sinu tunned on õiged, sinu tunned on kõige õigemad ja ei ole vahet, mis arvab spetsialist või ei arva või ei ole vahet. Kõige oluline on see sina ja sinu keha ja kui sina ütled välja, mida sa tahad või mida sa oodad või sul on valus ja siis vastavalt sellele spetsialist võib reageerida ja teha seda, mis sul on vaja. Te leppisite kokku ennem seanssi, mis eesmärk, mis sa tahad, milline tulemus ja selles suunas te liigute koostöös. Ja millised vead võivad juhtuda seanssi ajal, aga täpselt neid võta sõna maha massaaž ja pane päris elu või karjäär või töö või äri või peresuhed. Ei ole vahet, massaaž kustuta ära, pane mingi teine sõna ja vaata nüüd, et kui sa ei ütle, mul on halb olla, kui sa ei ütle, mul on valus, kui sa ei ütle, et need on minu piirid ja sina praegu ületad neid, ma tunnen ennast halvasti, siis sina ütled seda välja ja see on juba teise inimene vastutus, kas ta jätkab sulle haiget teha või ta saab sind kuulda ja teeb teistmoodi. Ja massaaži ajal, seanssi ajal, kui klient ei ütle välja, kas see on mõnus, hea, valus, mina massöörina ei saa aru saada kõike, mida sa tunned ja meie kohtusime mitte selleks, et sina kannatad ja mina naudin sellest, et teen sulle valu. Eesmärk on hoopis teine ja kui sa ütled välja, siis kõik need mured kaovad ära, et me saame neid koos lahendada. Teine viga, mis võib juhtuda seanssi ajal, kui sinu spetsialist ei kuule sind, et ta teab, et on vaja seda teha ja ei ole vahet, mis sa tunned, et kindlasti sa pead seda kannatada, et ma tean, et see on hea sulle. Ei, sinu keha on kõige tähtsam ja sinu keha on õige sõber, kes ütleb õiged sõnad, et ei ole vahet, mis arvab spetsialist. Jah, see on oluline, aga sinu keha ei valeta ja sinu keha ütleb välja, mis on hea või mitte hea. Ja isegi sa ei pea otsida õiged sõnad. Lihtsalt, kui sa tunned, et sul ebamugav, siis sellest tuleb välja öelda. Ehk need on need vead, millest tuleb mäletada seanssi ajal, aga kui sa kustutad ära sõna massaaž ja paned karjäär, äri, pere, ei ole vahet, sa näed ka, et see on sama muster, sest see on meie elustrateegiad, kuidas meie keitume. Kas me kannatame ja oleme vaid või me ütleme välja selleks, et saada see tulemus, mis meil on vaja. Kui me võtame need praktilised võimalused kasutada neid teadmised. Näiteks tänane teema on kommunikatsiooni eesmärk on saada reaktsioon. Ja kui me esitame need 2 küsimused, et mis on minu eesmärk
ja milline reaktsiooni ma ootan. Mida konkreetsemalt ja selgemalt ma ütlen välja, seda rohkem ma saan sellest seda õiget reaktsiooni, mis mul on vaja. Ja kui me võtame, et mitte ainult massaaži ajal need kogemused saada, näiteks võtame, kui peresuhes või sõpradega või oma kallimaga, et mida ma selgemalt ütlen välja, mis toob mulle rõõmu, mis teeb mind õnnelikumaks, mis teeb mulle hea tunne või mis teeb mulle haiget. Mida konkreetsemalt ma ütlen välja, seda lihtsam ehitada kommunikatsiooni lähedastega nii, nagu mul on vaja ja neil on hea, et kui me üksteist aktsepteerime ja kui oma lähedastega ma saan öelda, mis teeb mulle rõõmu, mis toob mulle kasu või mitte kasu, hea tunne. Mida ma rohkem ütlen välja, seda rohkem minu kallid inimesed teavad, kuidas mind saab rõõmustada. Aga kui ma tean need vastused, siis ma saan olla väga selge oma lähedastele. Tere Sille! Ja kui me võtame näiteks karjäär või töösuhed, kui ma tulen oma ülemuse juurde ja ütlen, kuule, hinnad kasvavad, maksud tõusevad, minu Indrek naaber sai rohkem palka kui mina, maailmas on sõjad, uudised on õudsad, ma tahan rohkem palka. Mis arvad, milline see on kommunikatsiooni eesmärk? Et ma tulin tegelikult, et ma tahan rohkem palka, aga need kõik sõnad, mis ma ütlen välja, et ma ei tea, naaber Indrek, kolleeg Indrek või maksud või hinnad poes, kõik see ei ole see, millega mul tuleb rääkida oma ülemusega, kui ma tahan palka tõsta. Et need on kõik emotsioonid, et terve maailm on süüdi ja mina olen see süütu, kes tahab rohkem raha. Aga kui eesmärk on see, et mina tahan suurema palka, sest ma olen tubli, mul on hea kogemus, ma õpin kogu aeg, et nimetada neid argumentid, mis tegelikult on olulised. Mitte kaevada teiste peale või Ančka, privet, mitte kaevada teiste peale või rääkida sellest, et keegi on süüdi. Siis mida konkreetsemalt ma saan välja ütlema, mida ma tahan, seda parem tulemuse ma võin endale saada. Ja kõige oluline, kui võtan ette erinevad olukorrad või situatsioonid, kus kasutada seda teadmine, jah, et selline esimene NLP reegel on kommunikatsiooni eesmärk on saada reaktsiooni. Kui võtta neid see teadmine ja proovida nagu vaadata erinevates situatsioonides, siis me võime näha, et kõige oluline on see, et ma kasutan seda teadmine dialoogis iseendaga. Millised küsimused ma endale esitan, millised küsimused ma pärast ütlen välja teistele. Näiteks ma võin rääkida, et mul on dieet ja mina ei söö saiakesed. Aga kui ma võtan õhtul mõnusa võileiva ja räägin endale, et okei, täna teen pausi, ma olen tubli ja täna on mul lubatud, ma jooksin palju ringi. Tegelikult see ongi see dialoog, mis ma toetan iseenda sees, et mida rohkem ma räägin iseendaga ja esitan need küsimused, siis on kergem ennast aru saada. Ehk tegelikult see võileib ei olnud mul vaja. Et kui ma esitan endale küsimus,
et mis on minu eesmärk. Et kas ma vaatan, mida ma söön, ma hoolin oma tervisest, ma hoolin oma figuurist, ma hoolin oma tulevikust. Kas tõesti on vaja see võileib või ma söön midagi muud. Et ongi see, et see dialoog, mida me kogu aeg võime kasutada endale kasuks. Ja see ongi see punkt, mis on kõige olulisem minu arvates sellel teemal, et see on see, kuidas me ise endaga räägime ja millised здравствуйте ja millised küsimused me endale esitame. Ehk need 2 küsimused, et mis on minu eesmärk ja milline reaktsioon ma ootan. Need kõige tähtsamad 2 küsimused, mis ma saan endale esitada. Ja tänu neile kohe minul niimoodi juhtus, et kohe kuidagi kaob ära selline горячая baba, et kui on palju emotsioonid ja tahaks kõik, ma ei tea, no mitte tappa, aga karjuda oma kõik mured välja. Aga mis eesmärk, et mis see annab mulle? Mitte midagi, et karjun, okei, no edasi, mis edasi? Ehk need 2 küsimused, et mis on minu eesmärk, et no karjun välja ja mis edasi? Ja teine on küsimus, et milline reaktsioon ma ootan. Et kui ma karjun su peale, mis ma ootan? Ma ootan, et sa kallistad mind vastu, ei kallista. Et milleks siis see karjumine? Et kui ma esitan iseendale need 2 küsimused, siis võib-olla minu karjumused kaovad ära. Ma ei pea karjuda, ma lihtsalt teistmoodi esitan küsimused nii, et ma ei solvu sind, ma ei jää... ei vaiki ja ei jäta kõik oma mured hinges, aga ma ütlen välja nii, et oleks tulemus ja meie mõlemad sellest saame kasu. Nii. Rohkem ei räägi sinuga. Minu eesmärk tänane oli see, et tutvustada sind sellega, mida ma teen seansi ajal, kuidas ma kasutan teadmised psühholoogiast ja oma kogemusest ja jagada need teadmised, sest mida paremini ma saan sind tunda, aru saada, miks sa tulid minuga kohtuda ja milline reaktsioon sa ootad. Vastavalt sellele me saame teha meie koostöö kas või paremaks või mitte vajalikuks. Ja kui me oskame ennast palju paremini väljendada nii, et teised inimesed saavad meist aru, siis selline nagu kõrge emotsiooni lained, nad kaovad ära, et ei ole vaja konflikti ehitada, kui mul on vaja tegelikult massaaž. Mul ei ole vaja informeerida, et mul selg valutab, aga ma võin öelda, et ma tahan tunda ennast kerge. Ma tahan tunda, et mul on õlad vabad ja mul ei valuda midagi. Siis eesmärk ja seansi plaan muutub, sest kui klient tuleb ja ütleb, et mul on õllad valutavad, masseeri. Ei, ei masseeri, sest miks õllad valutavad? Mul on veel 100 küsimused, et kuidas sa jõudsid selleni, mitte selleks, et sind ära saata seansist, aga selleks, et aru saada, kus on see valuallikas, siis töötades allikuga me vabastame sinu õlad. Täpselt sama, et kui eesmärk on see, et lõgastuda, siis mida konkreetsemalt tuleb sõnum, seda rohkem tulemus ja parem tulemus sa saad. Ja see tähendab seda, et kommunikatsiooni eesmärk on saada reaktsioon ja miks me kohtume, milline on sinu eesmärk ja milline reaktsioon sa ootad, see sõltub sinust ja ei ole vahet, kas see on massaaž, see on
kommunikatsioon või see on peresuhed või see on poes ostlemine. Ei ole vahet, mis valdkonnas sa kasutad need teadmised. Oluline see, et kui sa teed need erinevused, mis on kommunikatsiooni eesmärk, nagu me rääkisime enne, kas see on konflikt, kas see on uurimine, kas see on vendumine, kas see on palve, et sõltuvalt sellest sa saad saada selline tulemus, mis sul on vaja ja mis sobib ka teisele inimesele. Ehk kokkuvõttes tänasest kohtumisest esiteks ma tahtsin, et me oleksime sinuga rohkem tuttavad, et tunneksime üksteist paremini, miks me kohtume, mis eesmärgiga me kohtume. Ja nagu sa tead, et ma töötan targade inimestega, tervete inimestega ja õnnelikude inimestega ja kui sa oled siin, siis sa oled täpselt seesama inimene. Ja kui me räägime kommunikatsioonidest, et nagu ma täna rääkisin, neid on kuus tüüpid. Kui sa tead ja tunned neid ära, siis on lihtsam ehitada küsimused ja kiiremini jõuda eesmärgini. Siis me rääkisime, millised kommunikatsioonitüübid on. Ma lugesin, et neid on 8, kui massaažist rääkida. Elus on võib-olla natukene vähem, aga kustutame ära sõna massaaž ja siis kasutada igas valdkonnas. Siis me rääkisime sellest, et hea kommunikatsioon tuleb siis, kui sa oskad iseendale esitada see küsimus ja teistele välja ütlema ka, mis on sinu eesmärk, milline reaktsioon sa ootad ja kõige oluline on see, et sa oskaksid prognoseerida, milline reaktsioon tuleb, kui sa suhtled inimestega, sest mida selgemalt sa ütled välja, seda rohkem sa saad tagasi täpselt sama reaktsiooni, mis sul on vaja. Kokkuvõttes oli hea täna sinuga kohtuda ja sa ei pea mind uskuda mitte ühtegi sõnale. Lihtsalt tule seansile, registreeri ennast broneeringusüsteemis, see juba töötab. Ja järgmised seansid, kas või minu salongis või siin eetris me korraldame veel ja vaata jälgi story, siis ma ütlen, millal on järgmine meie kohtumine. Kohtumiseni ja aitäh, et sa täna olid minuga. Varsti näeme!